Nii, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast. Niimoodi, et jäi siis eile pooleli, sain ära tehtud, mida toob uus aasta märtsikuus sündinutele, jaanuar, veebruar, märts ja. Et täna siis on, seda vaatame siis üle, mida toob aasta 2026 aprillikuus sündinutele. Niimoodi. Panen endale siia ühe väikese spikri meeldetuletuse ka, et nüüd hakkavad need kuud juba sisse või jäävad. Niimoodi. Nüüd hakkavad sassi minema. Nii. Väike spikker. See on hea vaadata siin, kui kipub ära ununema, mis kuu parasjagu mul pooleli on siin. Nii. Nii, et hakkame aga vaatama siis, mida toob aasta 2026 aprillikuus sündinutele. Nõksti. Teile nüüd tuleb siin natukene teistsugune kui okidoki. Nii. Nõnda. Oleme siis jälle oma selgelt nägemise prillid ette ja hakkame siis siit pihta lugemisega. Et aasta alguse poole teil on selline tunne, et te tahate olla rohkem üksinda, iseendasse vaadata, iseenda peale rohkem pühenduda ja siis nii-öelda hoiate seda püha ruumi enda sees, et teie hakkate rohkem tähelepanu pöörama siis aasta algul omaenda, millised on teie tunded, millised on tahtmised, millised on teie tõed, ühesõnaga rohkem iseendale hakkate pühenduma. Siis edasi on niimoodi, et jälle tulevad hästi palju uued algused, et tuleb võimalusi, tuleb uusi algusi, mingisugused vanad asjad, mis teid siis enam ei teeni, et need te siis otsustate ära lõpetada. Ja väga paljud alustavad teist ka täiesti nii-öelda, tuleb selline informatsioon, et teie võite teha siin täielikku kannapööret. Kui midagi ikka ei sobi, midagi ei meeldi, vaata, teie võite teha selliseid kardinaalseid muutusi. Et te võite isegi muuta oma neid hobisid, huvisid. Teil võib muutuda töökoht, teil võib muutuda elukoht, muidugi elukohta seda kooslust siin hetkel praegu see näitab, panen ju teise kaarte ka, aga lihtsalt see informatsioon, mis mul tuleb pähe seda kaarti vaadates siin, siis on niimoodi, et kui midagi ei sobi, siis alustate uuelt levelilt, uuelt lehelt, nõndamoodi. Väga palju tuleb teil jälgida seda, et te ei hoia mingisugusest vanadest nendest haiget saamistest kinni, vaid te lasete selle lahti, et teil hakkab tekkima selline nii-öelda kas siis öelda, kas janunete või selliste sügavamate, hinge sügavamate selliste igatsuste järgi. Ja hakkate siis tegema tõesti selliseid asju, kuna siin on kõrval kohe see uute alguste kaart, siis on niimoodi, et teie hakkate siis tegelema sellega, iseendaga on ju kõigepealt. Ja sellega, mis teid hingeliselt rõõmustab, mis teile rõõmu pakub. Niimoodi, et ei tee niimoodi, et teete midagi sellepärast, et teha või et uus aasta, uued loomised.
vaid teie hakkate rohkem oma hinge, naljaviluks öelda, hinge eest hoolt kandma, onju. Et hakkate just vaatama, mis on teie hinge tahtmised, kuhu siis sügavast südamest, kuhu teid kutsub. Natukene segavad küll mingisugused vanad haiged saamised, aga te võtate nendest vanadest haiget saamistest, võtate selle kasuliku, mis teil on vaja, et te midagi te ei unusta, aga te lihtsalt võtate sealt selle, mida te õppisite ja jätate just selle haiget saamise tunde. Selle tundega tegelete hästi palju, selle jätate selja taha see aasta. Et see toimub siis kusagil niimoodi aasta keskel rohkem niimoodi ja hakkate rohkem pühendama. See on teil täielikult enese pühendumise aasta, siin on näha. Et siin tuleb ka muidugi täielik pühendumus oma sellele autentsele eluteele. Nii et tabate ära, mida teid toidab hingeliselt, mis on teie kutsumus, mis on teie missioon ja hakkate rohkem selle peale mõtlema, et teie ise ka hingeliselt jääksite rahule. Et pühendute siis iseendale, terve see aasta on pühendatud iseendale. Muidugi, ega te ei jäta siin perekonda ega kedagi teist ka hooletuseks, aga see aeg, et kõik teised on tähtsam, see aeg on teie jaoks möödas, aprillikuus sündinu inimesed. Et hakkate pühenduma siis oma hinge teele, sellele kõrgemale kutsumusele, hakkate arendama enda vaimseid võimeid rohkem. Siis on niimoodi, et ega see areng teie jaoks väga kerge ei saa olema, sellepärast, et aeg-ajalt on näha, et tuleb tagasilööke ja siis on selline, te peate tõestama ennast. Te peate nendest teiste ütlemistest, arvamustest ennast läbi murdma, aga siin soovitabki teile hästi palju et sellist kannatlikkust ja murdke läbi nendest vanadest mustritest. Te saate sellega väga ilusasti, suurepäraselt hakkama. Ja te ei pea üldse mõtlema seda, et oi, nüüd ma võtan selle eesmärgi, nüüd ma teen seda, sellel ajal, et võtan sellise eesmärgi, siis teil on pigem niimoodi, et võtate küll oma eesmärke, aga kuidagi see jumalik ajastus kannab teid. Et satute õigel ajal õigesse kohta, tulevad teie juurde inimesed, kes on siis vajalikud, see kuskilt kellegist veel ühest kuust veel kostis see läbi, aga et olete justkui õigel ajal õiges kohas. Ja usaldage universumit ja mõelge niimoodi, et alati teile jätkub kõike, alati teie jaoks tuleb siis, isegi kui olete mingi maalt tunne, et olete täiesti üksinda oma nende arengute asjadega, siis tegelikult te ei ole üksi. Et jumalik ajastus on nagu märksõna sellele, et kõik toimub õigel ajal ja õiges kohas. Nii, vaatame siis edasi. Nõndamoodi, mis me paneme siis järgmisena. Järgmisena olid meil üks päev möödas ja juba ei mäleta, milliseid kaarte kasutanud olen. Et võtan siis, vaatame nende suguvõsa liinikaardid meil siin. Vaatame siis selle järgi ka, et millega teie siis sellel aastal kõige rohkem veel pere ja suguvõsa liinis toimetate. Millele peate tähelepanu pöörama ja millega toimetada, mida korda saate. Niimoodi välja ei hüppanud ühtegi, nii et tuleb tõmmata. Niimoodi. Niimoodi, mul on tunne, et ma olen siia nüüd võtnud rohkem kaarte. Ma ei võta rohkem kaarte. Nõnda, nii. Ikkagi ütleks niimoodi, et enesearengu aasta, siis
meestele näitab sellist tohutut teadvustamist ja endas sellist teadlikkust ja kindluse tunnet. Ja mehed on täielikult aprillikuus sündinud mehed sellel aastal, alguse poole siin eriti, on väga teadlikult tegelevad iseendaga ja nii-öelda oma väe, ma ei ütleks isegi tagasitoomine ka, aga te olete kuidagi jõudnud sellesse punkti oma elus, kus te täpselt teate oma väärtust, ei ole enam mingisuguseid kahtlusi. Ja naistele, kellel siis, naistel samamoodi näitab, et oma väärtuse teadmine, aga et hingeliselt on naistel hästi palju toetust just nende suguvõsa liini hingekeste poolt, keda siin maailmas enam ei ole. Nii, aga nende poolt tulevad mingi vägi, mingisugused teadmised, tarkused ja et te olete hoitud ja toetatud. Ja kuna siin see naiste ja rahva ja meesterahva kaart on ilusasti kõrvuti, siis on niimoodi, et meestele ütleks niimoodi, et teil on teie kõrval olev naine on see aasta väga teadlik ja terviklikuks saanud ja teie ise ka. Ja siis see koosloomine siin läheb väga, väga ilusasti teil. Nii, siis muidugi natukene ma võtan muidugi siia ühe selgitava kaardi. Kuna mul tuleb siin välja selline kaart, et hästi palju suhtlemist hingedega, hästi palju vabaks laskmist, nii et kes on teie elust lahkunud, et siis selle samuse, kui te olete hinges veel hoidnud enda küljest kinni, siis selle kurbuse hingekeste lahti laskmine ja väga paljudel tuleb ka aprillikuus sündinutel see aasta tulevad sellised võimalused, kas siis kanaldada, kas siis niimoodi, et see info hakkab teieni jõudma siis teispoolsusest. Te saate hakata suhtlema teispoolsusega. Ükskõik, sest ma ei ütleks, et inglitega suhtlemine, aga just nende hingekestega, võib-olla ma isegi teen mingi saate sellise, kus ma õpetangi teile, kuidas saab suhelda nende hingedega, kes on siis teie elust siit juba läinud sellest maailmast teispoolsusele ja mingi teatud aeg on normaalne, saab suhelda nendega, et ma võin õpetada, kuidas seda ilusti rahulikult ohutult teha. Ja kui see väga, väga klammerduda muidugi ei tohi, sellepärast et me ei tohi hakata kunagi hingesid tagasi kiskuma niimoodi siia enda külge ega enda maailma. Et me peame laskma neil rahulikult minna. Et pigem jah, siis on see aasta teie jaoks selline, et te lasetegi armastuse ja rahutundega nendel hingekestel minna. Aga jah, informatsiooni hakata ka palju saama. Nii, siis edasi näitab niimoodi, et aasta keskel suvepaiku tunnete mingit teatud väsimust endast. Ja aga teie, nii kui ennegi siin tuli välja, et ei ole üksi, et siin näitab samamoodi, et teie pere, teie perekond, teie suguvõsa, teie ümbritsevad, kes on teil alles, kes on teie elus ilusasti siin elusala, siis teil on alati tugi, et nad ei lase teil ära niimoodi alla anda, kui mingit väsimust tunnete. Näha on, et mingi aeg kasvab suve jooksul selline tunne, et mingid asjad hingelised, pigem ütleks hingelised asjad, kui kipuvad natukene üle pea minema. Et seal võivad mingisugused vanad asjad tulla, kas siis need inimesed, need suhted või need tunded, mis on teil minevikus olnud, selles elus minevikus olnud, et võivad natukene tõmmata teid nii-öelda, maadligi nii-öelda, raskustunne tekib selline. Aga teil on toetus ilusasti alati olemas. Nii, siis juba suve teisest poolest kuni sügisesse minekul, siin on jälle väga ilus, väga, väga selline hästi tegus, hästi enesekindel, hästi selline läbi kerguse, tunnete täielikult sellist
kuuluvustunnet, juurtetunne täitsa olemas, juured tervendatud. Nende juurte teemat ma mõtlen selle suguvõsa koha peal, et kuna need kaardid on sellised ka, mida ma kasutan konstellatsioonis lisakaartidena. Ja siis siit on puhtalt jälle see konstellatsiooni teema jälle kahjuks tuleb välja, õnneks või kahjuks. Aga et selleks ajaks on teil juba täielikult oma hing tervendatud, oma juured tervendatud, rohkem jah, selline juurte teema on, mis hingeliselt on teinud. Siis aasta teises pooles, sügise poole, tuleb aasta lõpus teile natukene sellist aega, kus te peate seisma nii-öelda enda ja oma lähedaste eest. Võib tulla kas siis kriitikanooli teie suhtes või mingisuguseid, kriitikanooli, mingisuguseid selliseid, no mitte füüsilisi rünnakuid, aga pigem ütleks selliseid emotsionaalseid rünnakuid. Siis tuleb teil kaitsta ennast ja oma perekonda. Aga vaatame selle peale, võtan nende kaartidega, et kuidas see laheneb, aga siin näitab, et laheneb väga ilusasti ja päris aasta lõpuks olete te täielikult, nii-öelda täielikult tervenenud, täielikult teadlik, täielikult uus inimene. Nii, ja niimoodi. Ahah, okei, väga hea. Tahtsin vaadata seda, et kust kohast tuleb rünnak ja kust kohast, mida peate kaitsma rohkem, et siin näitab, et perekonda, et samas on niimoodi, et kõik öeldu, mis teie suunas on, teate, ärge võtke seda üldse isiklikult, siin on näha, et see tuleb selline isiklik võtmine, isiklik kaitsmine hästi palju, aga et sisimas olete te hoitud ja kaitstud. Ja kuna siin tulevad ka sellised väeloomad välja, siis te olete igatepidi, olete nii sugupuu poolt kaitstud kui ka oma väeloomade poolt. Ja mis teil võib tulla, nii et aasta lõpus te hakkate valmistuma järgmiseks aastaks, siis 2027. aastaks, siin võib teil tulla mingid uued ideed, on ju, teil võib tulla võib tulla pere juurdekasvu. Ja aasta lõpp on jah kuidagi veel väga selline rõõmus ja viljakas aeg. Nii et kui nüüd siin sügise poole, ma millegipärast isegi tuleb kuidagi see novembrikuu, see, kus on väga palju selliseid kriitikanooli ja kaitsmist. Aga kuna see november jääb sinna selle Skorpioni tähtkuju aega veel, et seal ei ole imestada, kui mingit kriitikanooli, aga ärge üldse võtke isiklikult. Aga samas ei saa ka niimoodi öelda, et te lihtsalt ilma kaitseta olete. Et te saate kasutada lihtsalt enda tugevust, te saate kasutada mingisuguseid, kas siis kaitseamulette, mingisuguseid meditatsioone, mingisuguseid selliseid kaitserituaalikesi, kõiksuguseid nippe on olemas, mida kasutada. Aga lihtsalt jah, et siis teil tuleb ennast kaitsta. Aga samas te olete hoitud ja kaitstud. Nii. Nõnda, nüüd ma vaatan siis, siis ma vaatasin ju siis nende kaartidega. Et praegust on küll vaadates neid kuid, mis ma siin olen välja ladunud ja vaadanud, siis on kõigile näitab tohutut sellist uue algust, uuesti sündi, selliseid uusi algatusi ja tohutu teostuse, arengu enda hingele pühendatud aasta. Ja muidugi ka sellist eneseteadlikkust, see väge tuleb sellesse aastasse. Väga hea. Nii, vaatame, mis siis need näitavad. Oot, ma pean koputama natukene vana informatsiooni välja. Et kaartide puhastab kaarte tule kohal, on ju, teeb ringe. Mina olen veemärk, minule sobib muidugi, eks ma võin mõelda talle siis niimoodi.
veega puhastuse peale, aga ma vaatan, et mul on kõige paremini sobinud see, et ma lihtsalt koputan kaardipaki läbi ja peale seda on täiesti teine asi kohe. Nii, aprillikuus sündinutele, mida siis toob selle aasta teile nende minu kaartide järgi. Nii, paneme ühe veel. Näed ikka jah, aasta lõpuks on ilusti tasakaal teie elus täiesti saavutatud. Nii, nõnda, et kõik, mis te aasta alguses nii-öelda seemne mulda panete või käima lükate, siin on küll kaart on selline, kus on see veetilk, et väga oluline on see, et ei moljuta niisama. Nii, et hakkate midagi juba looma, kas või mõttes, aga midagi hakkate looma, et see on väga oluline teie jaoks. Ja kui te teete selle nii-öelda enda poolt selle esimese sammu ära, siis universum juba hoolitseb ülejäänu eest. Kõik muu hakkab juba, nii nagu tilk vette ja lainetus hakkab, nii hakkab teie selle aasta teod on väga sellised suureulatuslikud ja vilja kandvad. Nii et alustage julgelt pihta, vaadake, kuna siin ennem näitas ka, et olete niimoodi see, mis te hingest tahate teha, et hakake rohkem selle peale pühenduma. Ja nüüd siis hakkategi looma ja tegema seda, mis teile pakub rõõmu, mis teile pakub sellist, tunnete hingest, et oh jess, on ju, seda ma tahangi teha. Ja kui veel ei tea, siis vaatate, otsite, igal juhul see teadmine tuleb küllalt ruttu. Aga niisama muljutada ei tohi, hakake looma. Siis näitab, et nii nagu enne oli mul ühest kaardist siin niimoodi, et teie teete ühe sammu ja ülejäänud kõige eest hoolitseb universum, siis siin näitab samamoodi, et olete ilusasti voolama, siis teile tulevad õiged inimesed, õiged olukorrad, sama jutt, mis ma enne siin rääkisin, nende kaartide pealt tuleb sama. Ja mis on väga palju, teil on väga palju sellist kiirust ja tuleenergiat, see aasta on ju tulihobuse aasta, siis on ka väga loomulik, et te olete tuleenergias ja teie liigute siis selle järgi, et vaatate, kuhu poole te teete oma selle lükka ära küll, on ju, et te teete midagi uut, valmistate, loote või siis võtate midagi uut ette, mida te siis varem ei ole saanud teha, aga mida te olete hingest unistanud teha. Ükskõik, mis asi see võib olla, siis kas või kui ei taha enam seal vana töökoha peal olla, et siis võtate kas või hakkate otsima, hakkate vaatama, lappama neid kuulutusi, mis on. Ja või siis ka midagi sellist tegema, mida te ise südamest tahate, aga kui te olete kartnud veel, et äkki ei saa hakkama, nii et ikka hea, kui on mingisugune selline rahaline sissetulek igakuine, hakake siis kas või kõrvalt looma, aga te ei tohi jääda nii-öelda seisma niimoodi, et ei, küll ma kunagi teen. Ei, te peate hakkama sellel aastal looma, sellepärast, et selle aastaga te loote kõik järgmised 9 aasta edu sõltub teil sellest, mis te sellel aastal loote, et ei tohi muljutama jääda. Ja te olete ilusasti kulgemises, teie juurde tulevad olukorrad, teie juurde tulevad inimesed, teie juurde tulevad võimalused ja lihtsalt olete kulgemises ja jälgite märke. Niimoodi, et vaadake, kus mida pakutakse, kui tunnete, et see on, see on huvitav, siis võtate osa, kui ei tunne, siis ei lähe. Kõike teete sellel aastal tunde järgi. Niimoodi. Jah, kirge tuleenergiat väga palju ja siin on küll see kaart mul on see teokaart, mis näitab niimoodi, et küll vahepeal küll aeglaselt, see on siis suve poole võtate mingi aja maha enda jaoks. Aga samas te liigute nagu kindlalt, sihikindlalt, aeglaselt küll, aga kindlalt edasi oma nende unistuste ja tegevustega, mis te olete siis endale valinud ja teinud. Siis pendlikaart tuli välja, mis näitab seda, et võib tekkida, see on siis rohkem ütleks niimoodi, et august-september on väga palju peate jagama ennast, pendeldamist nii-öelda igale poole siia-sinna, siis võib ka tekkida sellist kaalutlemise kaalutlemise tunnet, et ei tea, kas teha, ei tea, kas minna, ei tea, kas olla, et selliseid et kas ma ikka teen õigesti, kas ma ikka mõtlen õigesti, siis laske need tunded rahulikult endast läbi. Ja otsustage, ikka alati ütlen, et otsustage oma selle sisetunde järgi, südametunde järgi. Nii.
siis aasta lõpupoole tuleb teil siin veel hästi palju uusi avanevaid võimalusi ja te võite julgelt need ära kasutada. Võimalik, et tulevad ka avalikuks mingisugused saladused. Ja kuna enne näitas siin sama selle ajaliselt sama koha peal, et peate nagu mingisuguse kuidagi kriitika eest kaitsma ennast ja oma peret, siis siin võib-olla niimoodi, et te võite ka midagi uut minna õppima, aga kui midagi tuleb siis ilmsiks või te julgete lõpuks ometigi teha seda, mis teile meeldib ja olla see, kes te hinges olete alati tundnud, et te olete, siis kui te astute siis oma nende tegevuste asjadega välja, et see, kui teised ütlevad, issand kui loll, näiteks, et issand kui loll on ju, tal oli kõik olemas, aga näed, miks ta niimoodi tegi, miks ta valis omale teistsuguse tee või teistsuguse valiku, ükskõik, kas see on siis töökoha puhul või on siis suhete puhul, et ükskõik millise asja puhul, et kui te tõesti tunnete, et tahaks täiesti uut hingavust, tahaks täiesti midagi uut ja neid valikuid siin tuleb, on ju, siis neid võimalusi, et siis vaadakegi südame järgi ja teete oma otsused ja valikud. Aga jah, et midagi uut õppima, kuigi see aasta lõpp, ma ei kujuta ette, vaata koolid ja kõik asjad hakkavad ju septembris, eks ju. Aga küllap on mingeid koolitusi ja kursusi ja mingisuguseid selliseid õppeid ka, mis hakkavad aasta lõpupoole erinevatel aegadel. Et siis niimoodi oktoober, november, detsember on see aeg siis, kunas siis tuleb teil neid uusi võimalusi, mida te võite siis julgelt ära kasutada, julgelt vastu võtta. Teie jaoks võib ka välja tulla mingisugused sellised saladused, mis teile on kasulikud, toovad kasu. Sellised asjad, mis on teie eest olnud näiteks varjul pikka aega. Ja siis te saate teada, et näed, kas siis see, et näed, mul oli õigus või niimoodi, näed, seda ma arvasin, aga kõik ütlesid, et ei, see ei ole niimoodi, aga lõpuks ikka, et saate endale selle tunde, et näed, ma oleks ikka pidanud oma sisetunnet uskuma. Nii et mingi selline teadmine on ka, mis võib tulla. Ja siis aasta lõpuks niimoodi öelda siis detsembrikuuks, te olete täielikult enda selline selline tasakaalus. Paistab, et aastaga jääte rahule väga hästi ja isegi ka, kui on mingisugused keerulised olukorrad, et te kuidagi oskate ennast hoida niimoodi tasakaalus, ei lase mingisugusel meediamüral või infomüral või see, mis maailmas toimub, sellel ei lase absoluutselt ennast kõigutada, te olete endaga täielikult tasakaalus. Aga mul ka selle kaardi pealt näitab, ma näitan selliste kaardiga, et ma olen ta sellise joonistanud, et kuna see püramiidi otsas olev, see roheline kepikene seal, et see on niimoodi, et ebaproportsionaalne, eks seda ühelt poolt on krussis üldsegi, et see ongi niimoodi, et keeruline ja üleval on siis see yin-yangi märk, et kõik on tasakaalus. On niimoodi, et isegi ka sellistes keerulistes olukordades, kus te olete arvanud, et ei suuda. Mul on siia alla isegi 4 lehele ristikeini joonistatud, see ei ole siin kribu vahelt nähagi üldse. No näed, ta oli uus avastus, eks ju. Ma tegin need kaardid juba tegelikult ammu, mul on need juba aasta aega olnud ja partii on mul läbi müüdud ja mingi aeg lasen uue trüki. Et te tunnete ennast aasta lõpus ühesõnaga väga hästi ja olete rahul sellega, mis teil on. Nii, järgmine partii kaarte võtame. Siin ma kasutan metafoori kaarte. Nii. Metafoori kaartidega on isegi väga hea tavalisi ennustusi teha, sellepärast, et seda infot ja neid võimalusi on palju rohkem kui nende Lenormandidega ja Lenormandid on hea kerge. Need on lihtne hea lugeda, sips ja kõige kergem alustuseks, nendega muidugi ma lõpetan siin. Aga kes tahab õppida kaarte panema, tunneb, et tahab hakata õppima kaardipanekut, siis mina teen enda kaartide kursusi, ma teen ka Lenormandi kaartide kursusi, kuna ma olen neid kasutanud juba
mis ma olen 53 ja siis 20. eluaastast, 33 aastat, väga ilus number. Nii, päris algul ma varem ennustasin Botipnõi kaartidega, täiesti tavaliste kaartidega, sest siis ei olnud neid Lenormande niimoodi saada. Ja siis peale Lenormande tulid mul need tarod. Ja siis ma olen ka erinevaid klassikalisi tarosid ja erinevaid tarosid olen ma kasutanud. Ja väga huvitav on see, et mul on isegi need ruunitarod. Meil on seal Müstilise Maailma Facebooki leht on ja siis meil Merike teeb kursusi, ruunikutarode kursusi. Ja teate, kui huvitav avastus oli minu jaoks nii tore, on see, et no vot ma tean ju, mis on klassikaliste tarode tähendused ja tean, mis need kooslused ja tuleb veel endal ka see informatsioon kanaldusega juurde ja siis need ka erinevad tarode loojad, kes on siis olnud. Erinevate tarode loojad on erinevad tähendused tarodes. Ja mõnedel on niimoodi, et sa vaatad seda pilti, pilt on ühtemoodi peal ja tähendus sa tead, et on teistmoodi. Ja siis võib tekkida natukene selline error, et huvitav, et see teadmine on see ja pildi informatsioon on hoopis teistmoodi. Siis mina ütlen selle peale niimoodi, et kasutage seda, mis teile tundub õigem. Mina tavaliselt usaldan seda kanaldust ja kasutan seda informatsiooni, mis mul tuleb selle järgi, kui ma seda kaardipilti vaatan. Nii et erinevate tarodega mul on ka erinevaid tarosid ja panengi, ma tunnen erinevate inimeste puhul. Ühele, sellele ma panen nende kaartidega, teisele teistega. Ja need ruunikutarod on nii põnevad, et seal tulevad veel ruunimärgid juurde. Ja teadaolevasti ruunimärgid on ju, need on ju hoopis teistsugused kui need tarotähendused. Aga see on nii põnev, see on nii müstiline. Et väga äge, võite jälgida selle Müstilise Maailma lehe pealt Facebookist, et kui on neid koolitusi, kursused, kui tahate, siis võite ka täitsa kirjutada sinna lehe peale, oi jah, soovin, et ma olen ise teinud niimoodi 1-2 inimesega ka kursusi, mul tulebki 23. Reiki esimese järgu kursus, üks inimene tahtis, et kuidagi hästi paindlikult olen teinud, et kui tahab tulla üks inimene kursusele ja las ta tuleb siis. Ongi hea, rohkem aega tema jaoks, rohkem pühendumust. Aga muidugi mitmekesi on toredamad oma vahel saab ka ju jagada oma neid kogemusi ja küsimusi tekib ja võib-olla mõnel tekib selline küsimus, mis ei julge küsida, aga teine küsib selle küsimuse ja siis on hea meel, oi jah, näe, mul oli ka tegelikult selline küsimus ja siis saab hästi palju informatsiooni jagada. Et on tore ükskõik, kas kursused toimuvad ühele inimesele või mitmele inimesele. Kui juba väga palju tuleb, siis tuleb juba vaadata, et siis läheb kursus pikemaajaliseks. Aga jah, et julgelt võite uurida ja küsida. Nii, aga nüüd ma panen teile aprillikuus sündinukestele metafoori kaartidega. Vaatame, mida toob see aasta teile. Nii, jälle välja ei hüppanud. Huvitav, et teile ei ole hüppanud ühtegi. Teistel on hüppanud välja kaarti segamise ajal, et mis siis ruttab. Nii, vaatame. Nii, okidoki, paneme ühe veel. Väga hea. Nii. Ma alati vaatan tegelikult alumist kaarti ka. Alumine kaart näitab minu jaoks vähemalt, näitab ära hetke olukorra, mis teie elus praegust on. Siis siin ma näen pigem sellist teelahkmel olemist. Niimoodi, et mõtlete, et mis suunas edasi minna. Mõtted muudkui käivad. Uus aasta pealt uued asjad. Number 1 aasta on ju numeroloogiliselt. Et peaks seda või teist või kolmandat, midagi peaks muutma. Et olete mingite küsimuste ees. Aga teate, te usaldage universumit. Teil tuleb see teadmine. Täiesti, nagu öeldakse, täiesti lambist. Nii. Siis nende kaartidega, mis siin näitab teile selle aasta jooksul on teie ükskõik mis, teil niimoodi ajaliselt, kõik jookseb ajastatult õigel ajal teie juurde. Et ainuke asi on, see ongi see, et ma enne ka ütlesin, et te peate selle esimese sammu tegema. Issand lahe, täpselt, praktiliselt 1-1 on need siin, need aasta algused.
erinevate kaartidega. Et teie lihtsalt lähete ja vaatate, kui tunnete, nüüd on see asi on aeg küps, see asi on küps ja teate, teil voolavadki need asjad ilusasti niimoodi kätte, et lihtsalt teie hakkate minema oma elus, vaatate omale suuna ja lähete. Siis kevadekuudel on teil selline tunne eneseavastusega, olete jõudnud juba päris kaugele, aga aga teil on vähemalt see põnevus, et siin on näha, et on osa, jäämäe tipp on vee peal ja te seal ilusasti päikese käes surfate. Ja ma loodan, et see video jäi käima nüüd. Mul vahepeal oli telefoni kõne. Panin selle kinni. Vot nii, ma nüüd jätkan. Vahepeal oli telefoni kõne. Et ma loodan, et see ei rikkunud ära meie seda salvestust. Sest mul kunagi on, ma võtsin vastu, nüüd ma teadlikult ei võta, et võtsin vastu ja see lõikas ära lindistuse katki. Niimoodi. Loodan, et seda seekord ei tundub, et lindistab ilusti. Nii et lähme edasi. Nii et jäämäe tipp on ju, aga samas te lähete, teil on kuidagi valgus on teie poolt niimoodi, et teil on oma siis arengus ja edasiliikumises sellel aastal oma loomises. Olete väga suure töö jõuate juba kevadel ära tehtud ja siin on niimoodi, et pildi pealt näitab ka seda, et see osa, jäämäe teine osa sellest tipust on vee all. Ja nii, et mitte pole niimoodi, et suurem osa on vee all, nagu tavaliselt on, et väike tipp on mäe peal või vee peal. Siis teie väga ilusasti lähete, täiesti rahulikult. Teil on toetus olemas ja väga palju sellel aastal tuleb teile siis niimoodi, et sellist peegeldust. Teiste inimeste näol, olukorda näol, et selles mõttes ma ütleks niimoodi, et mingid teatud asjad tõmbavad üles, trigerdavad, aga selline peegeldus, et hakake vaatama, et ma tavaliselt ütlen niimoodi, et ärge tehke teisele seda, mida te ei taha, et endale tehakse. Aga mina ütleks siis niimoodi, et kui tulevad inimesed teie ellu, kes on siis sarnased teile, siis olukorrad, mida annate välja, seda saate vastu, see on teada, ammu juba on, et mida välja annad, seda vastu saad. Ja siis ütleks ka sellist asja niimoodi, et see, mis te olete saavutanud, et te olete isegi enda selle nii-öelda peegelpildiga rahul. Et väga lahe. Siin on muidugi mingi asi võib tulla, nüüd on see koht, kus on selline kaart, kus võib tulla sellised teispoolsusega kokkupuuteid. Kas siis hakkad, võib-olla võib ka olla selline, näiteks ilma mingi õnnetuse või ilma mingi sellise olukorrata, aga lihtsalt te kuidagi pääsete mingi, pärast alles saate teada, et näed, ma pääsesin, oleks ma olnud tollel ajal tolles kohas, siis minuga oleks halvasti olnud. Aga te kuidagi just nagu pääsete, samas võib ka öelda, kui nüüd öelda, et nii-öelda ümbersünni variant, siis see kõik võib ka teie mõtetest, tunnetest toimuda. Aga jah, et selline kokkupuuted teispoolsus, nii nagu ma enne kuskilt ma vaatasin, et seda suhtlemist ja lahti laskmist on ju, et siin tuleb samamoodi, et te hakkate rohkem sellise just nimelt elu pärast elu selliste asjade vastu huvi tundma, hakkate rohkem selliseid asju lugema, otsima, õppima, tegelema ja universum teid toetab ka. Siis oma unistuste poole liikudes, te hakkate rohkem keegi kaitseingel või mingisugune vaimolend või kuidas öelda, vaimolend on kole öelda muidugi, aga keegi hingekene on, kes toob teid kuidagi, aitab teid kuidagi raskustest kõrgemale. Niimoodi, et igasugustest muredest sujuvalt nii-öelda lendate üle. Et see teadlikkus järelikult on hästi tugevaks teil treenitud juba aasta keskel. Niimoodi ja uute unistuste, uute soovidega hakkate siis rohkem
tegelema siis siin sügise poole, august, september ja just nimelt, et sellised julged unistused, mida te pole ennem julgenud teha, mida te olete kartnud, et kas ei ole õige aeg või ma pole piisavalt valmis, ma pole piisavalt hea, et siis te olete täiesti enesekindel, te olete valmis, te loote siis oma seda unistusi, hakkate järgima ja looma järjest. Nii, siis on niimoodi, et aasta lõpp, siis sellel ajal siis november, oktoober, november on noh jah, natukene tuleb siiski siin jälle üles, et vaata, ütlesin ka enne, et võib tulla mingisugust saladusi välja või te avastate seda, et te ei viitsi enam, noh, te ei taha enam maski kanda ja te noh, täiesti ausalt toote ka siis enda selle varjupoole välja. Tegelete oma selle varjupoolega, mida te ei ole siiamaani julgenud teistel näidata. Nagu me, noh, kõikidel meil on ju omad plussid ja miinused ja oma need helged pooled ja varjupooled, lihtsalt see, et kus me parasjagu oleme, et kas me oleme omadega positiivses olukorras või plussis või miinuses. Et teie tegelete nende varjupooltega, aga te saate sellega väga hästi hakkama. Ja siin jah, ongi niimoodi, et te kuidagi lahustate oma miinuseid või negatiivseid külgi. Ja see negatiivne külg ütleks niimoodi, et see on pigem mitte selline mingisugune noh, lausa negatiivne külg, on ju, aga see on rohkem selline, mis te olete ise arvanud endas, et näed, et mul on see pool on natukene nõrk või mingisugused sellised mõtted, et pole piisavalt noh, mõttepärsingud, pigem on jah, selline mõttepärsingud. Siis mul tuleb selline sõna, ma ei tea, mis see tähendab. Niimoodi, põhimõtteliselt on niimoodi, et siis jah, tegelete, see on ju siis seesamune noh, november, hingede kuu, eks ju. Nõndamoodi, et noh, siis ikka vaadatakse sügavamalt enda sisse ja mõeldakse ka, mida ma olen hästi teinud, mida ma olen halvasti teinud ja detsembriks on te olete täielikult teadlik, täielikult enesekindel ja teie aasta lõpp on ikka täiesti teine inimene olete. Hästi selline tasakaalus, enesekindel, lähete edasi, teid ei huvita absoluutselt, mis mujal toimub. Te olete nii teadlik enda suhtes, et mitte ükski asi teid ei vii rivist välja. Liigute oma suunas. Nii, okidoki, nendega on mul nüüd see pandud. Ma panen neid Lenormande ka. Niimoodi. Nõnda. Pärast vaatan, kontrollin üle, kas jäi ilusasti peale. Väike kahtlus on sees, aga kuigi see nupp seal näitab, et lindistab. Nii, aprillikuus sündinutele, mida toob aasta 2026 teile. Nii, nüüd on need tavaelu kaardid. No näed, siin tulevad välja. Assa. Niimoodi. Kidoki. Nii, alumine kaart on niimoodi, et tead, tööalaselt võib tulla teil häid pakkumisi. Et kui nüüd tulevad muudatused ja asjad tööalaselt, võtke julgelt vastu. Muutke oma tööalaseid asju. Siin tuleb aasta alguses kohe võib tulla mingit täiendust, mingit õppimist. Inimesed, kes teie ellu tulevad, on pigem sellised, kes tulevadki teineteist õpetate, täiendate. Võib-olla õpite midagi. Siin eelmise selle kord ma näitas nagu aasta lõpupoole rohkem seda mingit uut avanevat võimalust ja õppimist. Oota, ma panen kinni jälle. Nii. Siis on niimoodi, et hakkate oma tarkusi, teil on tohutu palju tarkusi, teadmisi ja te hakkate oma enda tarkuste pealt kas jagama oma enda tarkusi teistele, kasutama enda hüvanguks neid asju
et tohutud iidsed teadmised, tarkused, mis teis võivad välja avalduda. Et kui see nüüd rohkem on niimoodi, siis noh, mitte väga esoteeriliste inimeste jaoks, vaid tavainimeste jaoks need kaardid, siis kes veel ei ole jõudnud esoteerikani, ütleme siis niimoodi, siis teie jaoks on juba hakkab see aasta algus hästi selliselt õppimisega pihta. Kui ma eraldi panen kaarte, siis mul alati näitab see, kui kaart läheb välja, siis ma võin raudselt öelda, et see inimene, kellele ma kaarte panen, on õpetaja. Et tegeleb hästi palju teiste õpetamisega. Aga siin on jah selline hästi palju õppimist, hästi palju tarkuste jagamist, sest te olete nüüd valmis ja te ei pea enam ootama, et ma ei ole veel piisavalt hea, ma ei ole valmis. Vaata, nüüd te olete valmis. Siis tulebki väga palju, tuleb teile võimalusi. Ainuke nende võimaluste suhtes, mis on teil oht, on teil natukene, kui tuleb mingisuguseid takistusi, kui tuleb võimalus, et te väga palju kaalutlete, siis kipute kaalutlema mõistusega läbi niimoodi, et kas see on mulle kasulik, kas see nüüd, äkki see on niimoodi, seal tuleb ju vaja neid asju teha, seal on vaja õppida, seal on vaja midagi uut täiendada, siin neid täiendused niikuinii teil tulevad siin. Et teil võib jah see ainukene oht olla, et kui te nüüd ei võta neid võimalusi vastu, mis teile tulevad, et siis te lihtsalt pikendate oma praegust sellist olekut ja lükkate lihtsalt oma neid häid asju edasi. Et te võitegi täiesti kahelda siin ja mõelda, et ei tea, kas või on raske, kui tuleb mingid raskused ette, et siis te võite lihtsalt aega kaotada, mitte midagi muud hullu ei ole. Siis siin näitab, kaart soovitab, et näitab, et need mingisugused ajutised takistused, asjad, mis mis mured, et need lähevad ära, et ei pea kartma. Neid muutusid ei pea kartma, aga näitab, et kipute kartma neid muutusi. Ja näitab, et jääge endale kindlaks ja liikuge enda valitud suunas. Nõndamoodi. Ja kuna siin ennem oli see, et hinge järgi tehke oma südame järgi. Et see kehtib muidugi alati kõikidele, et usaldage rohkem sisetunnet, tehke südame järgi, aga te tulete ilusasti nendest mingid teatud murekohtadest ja takistustest läbi. Nii, aasta lõpp on väga tore naisterahvastele, kui on need vallalised naisterahvad, siis teie ellu tuleb uus austaja, nii väga selline, hästi võtab ikka liblikad kõhtu ilusasti ja vastupidi ka meesterahvastele, et kes on vallalised meesterahvad, see näitab just vallalistele, et siin ei tule abielukaardiga naist praegust, kuigi lõpuks siin tuleb ka, aga praegust see olukord, et sügisel on selline hästi palju, hakkab see pime aeg, siis hakkab selline, kuigi tavaliselt kevadel liblikad kõhus on ja suvel on hästi palju, aga siin on just teil näitab aprillikuus sündinutel, et sügisel tuleb selliseid armumisi, uute partnerite leidmisi just nimelt vallalistele ja siis aasta lõpuks näitab naistele, et kui aasta sees näitab, et ärge veel siduge ennast või kui on näiteks abielus inimesed, siis kui tekib mingisugune suveperioodil mingisuguseid selliseid mõtteid, et ei tea, kas ma tahan edasi jätkata, ei tea, kuidas ma selle suhtega, siis alati annab parandada ja ütleme niimoodi, et ikka pigem parandage ja küll jõuab alati lahku ka minna. Aga aasta lõpuks olete te täielikult teadlikult enda nendest soovidest. Ja need naised, kes siis on vallalised, kelle ellu siis tuleb uus austaja, siis nendele aprillikuus sündinud, teile ma ütlen niimoodi, et teie aasta lõpuks siis, aasta lõpupoole, siis juba on see suhe kindel ja te võite juba hakata vaikselt mõtlema nii-öelda selle leibad ühte kappi paneku peale. Nõndamoodi. Ja kui on abielus inimestele ütleks ka aprillikuus sündinutele, et mõelge läbi, et kui tuleb keegi uus teie ellu, siis vaadake, kaalutlege oma tunded, vaadake, mis teil, et kohe ei ole vaja tormata kuskile, et oi, nüüd ma hakkan vana suhet lõhkuma, et nüüd ma panen pea ees sinna uude suhtesse, et
et vaadake, esitage küsimusi, kas on tulnud, mis on tulnud, kas on mingi vana karmasuhe või on tõesti, kui on oma suhe tõesti tunned, et enam ei jõua, enam ei taha, siis vägisi ei pea punnitama, siis tõesti teete selle valiku ja lõpetate selle vana suhte ära ja noh, eks muidugi on ka kergem minna elus edasi, kui on juba nii-öelda liblikad kõhus, uus on tulemas. Aga ma isiklikult pooldan seda, et väga kohe niimoodi ühest suhtest teise ei tasu tormata, et siis tuleb juba väga läbi kaaluda need asjad ja tunnetada. Seda tunnetuse varianti ma olen teile õpetanud ühes saates, et tunnetage järgi, kuidas, mis on, et kuidas ma tunnen ennast siis, kui ma teen selle valiku. Näiteks, kuidas ma tunnen siis ennast, kui ma teen selle valiku, et ma jään oma partneriga kokku. Ja teine või, kuidas ma tunnen siis, kui ma teen selle valiku, et lähen selle uuega. Ja üks hetk alati tühjaks niimoodi, üks valik. Sellepärast, et äkki tuleb mingi veel keegi hoopis midagi muud teie ellu. Ja siis teete need lipikukesed ära, nagu loosikupongikesed. Kirjutate ühe peale ühe, teise peale teise nime, kolmas jätate tühjaks, noh, voldite kokku, segate ära ja siis alles kirjutate peale 1, 2, 3 ja siis võtate paberipliiatsi kõrvale, siis võtate näiteks niimoodi, segate just sellepärast ära ja kirjutate need nimed peale segamist, sest siis teil ei hakka mõistus vahele segama. Et kuule, see on vist see tunne, see on äkki see on see, vaid lihtsalt esitate küsimuse, võtate mingi selle ja esitate küsimuse, kuidas ma tunnen siis, kui ma teen selle valiku. Ja lihtsalt jälgite oma tundeid, panete paberile kirja. Siis panete kõrvale, vaatate järgmine number, vaatate, mis number on, panete kirja jälle, kuidas ma tunnen ennast siis, kui ma teen selle valiku. Ja jälle tunnetate tundeid, jälle panete kirja. Ja kui kõik olete ära tunnetanud, siis vaatate, mis tunded on. Ja sellepärast, et see keha ei valeta kunagi, see südametunne on alati õige. Et mõistusega me võime ükskõik mida mõelda, see on kasulikum ja see, no inimese loomus on see, et ikka mõtleb, et oi ja see ei ole mulle kasulik, on ju. Et kuule, et siis ma kaotan nii palju või niimoodi, või siis vastupidi, et ma lähen sinna suhtesse, et noh, näiteks see on mulle kasulik sellepärast, et sealt tulevad nii palju võimalusi, et tead, need asjad võivad pikas perspektiivis olla hästi petlikud ja selle peale üles loodud suhted lagunevad mingi aeg niikuinii ära. Et selle libeda tee peale ei tasu üldsegi minna. Aga just niimoodi, et see tunne, et see peate ikka tohutut tõmmet, sest ükski inimene meie ellu ei tule niisama. Iga inimene tuleb meil ju meie ellu midagi tooma, rikastama, mingit kogemust andma, sest meil on ju eelnevatest eludest tohutu pagas. Ja neid partnereid on meil elude jooksul olnud küll ja veel, kellega me mängime erinevaid rolle ka selles elus. Ja lihtsalt, et tuleb ära tabada, kas see on mulle mingisugune proovikivi või see on nüüd tõesti see, et kas ma pean seda lahendama selles elus või ma ei pea, et tunnete tunded ära, kas või palute kellegi abi, kui ise ei oska vaadata, või helistate mulle, küsite näiteks ükskõik kellele, vahet pole, kelle poole te pöördute, kes tunnete, kelle poole te tahate pöörduda. Sest Eestis on nii palju toredaid ja hästi tugevaid sensitiivseid inimesi tegijaid, et meil on nii äge, see Eesti on üks igavene huvitav koht. Ma teen ühe saate teile kunagi selle peale, et ma olen saanud neid infosid ja nägemusi just nimelt Eesti kohta ja ma ütlen teile, et ärge kuhugi tormake siit maalt. Me oleme väga tähendusrikas, terve universumi ja terve maa, planeedi maa suhtes, me oleme väga tähendusrikasse kohta sündinud. Et kuhugi pole vaja tormata. Et ilma asjata me ei ole siia sündinud. Niimoodi, aga jah, et kui miskid on karmasuhted, särgid-värgid on ju, siis kõik saab järgi vaadata, mis ta on tulnud ja saab need vanad karma asjad lõpetada. Ja siis on näha, kui oli vana karma asi ja tuligi ainult selleks sinu ellu, et see ära lahendada, mitte jääda sinu ellu, siis saab ära lahendada, ongi läinud ja see inimene ei tule rohkem su ellu. Sest mina olen niimoodi teinud, et kui tekib mingi selline, et issand, et ma tunnen mingisugune
et ma tean seda, ma näen esimest korda, aga tunnen nagu mingit vana side on selle inimesega, mul on muidugi hea vaadata, kus, mis on ju. Vaatan järgi ja siis ma lõpetan, katkestan ära need eelmiste elude kokkulepped ja lepingud. Väga paljud suhetest ongi niimoodi, et me esimesed pool elu tallame oma neid eelmiste elude lepinguid läbi suhetena. Ja siis abielud purunevad ja siis leiame siis teisel pooles elus endale siis selle nii-öelda õige. Mõni on niimoodi, et mõtleb, et tead, ma ei tahagi enam, ongi üksi rahulikum, oleneb kui crazy värk on olnud siis elus. Aga kui kohe ära vaadata, mis värk on, siis jäävad ka need sämbrites kolistamised järgi, sest me võime neid kolistada läbi, on ju. Aga kuna meil on juba nii palju teadlikkust, siis me lahendame need asjad ära ja lähme siis sellega edasi selle elu teemadega, sest niikuinii on eelmistest eludest jäänud lahendamata asju, kõigil on, minul ka on, ja siis selles elus on nii palju koormat, mõtled, kurat, üks jama ajab teist taga, issand, kui raske on, et pigem kui ei tea, kas ongi selline tunne, kas ma üldse siit planeedilt olen, et ja nii edasi, 100 000 küsimust tuleb ja siis ühelt maalt oled selle otsuse ees, et tead, mulle ei meeldiks siin maa peal elada, on ju, et tõmbakski minema siit maa pealt, on ju. Aga selleks hetkeks on juba, sul on ju pere, sul on juba lapsed, sul on juba kohustused ja vaat siis ei käi enam niimoodi, davai, teeme, paneme paela kaela, lähme, on ju. Et kõik see, mis vastutused teistele me saame alati ju vaadata alguses järgi. Ja niikuinii kõik arenevad järjest teadlikumaks. Ja lõppude lõpuks ongi niimoodi, et need vanad karmad ja asjad, me hakkame palju kergemini neid lahendama ja juba uued hinged tulevad sellised, kes tulevadki juba puhta energiaga, sünnivad siia, ei sünnigi mingid vanade karmadega, vaid nad tulevad, kas siis tulevad missiooniga oma siis perekonda nii-öelda vanadest karmadest aitama läbi välja tulla, näitavad, kuidas on siis selles usalduses, armastuses ja kerguses elada. Nüüd läks küll selle aprillikuu lastelt siin natukene nende hinge teemade peale, aga no ju siis pidi minema, nõndamoodi. Et võt siis sellised lookesed, nii et aasta lõpuks olete täiesti enesekindlad, täiesti teadlikud, täiesti tasakaalus. Ja kuna siin üldpilt näitab seda, et aasta keskelt suve ajal võib tulla natukene sellist aeglasemat liikumist, selliseid natukene murest, natuke takistusi, võib tunduda, et natuke väsinud olete, mingid vanad armid kerkevad üles, mingid vanad suhted võivad kuskilt tulla, kus te olete haiget saanud, et tulevad teie ellu tagasi, ütlevad, oi jah, nüüd ma olen siin, oi ma nii armastan sind näiteks, et ma ikka ilma sinuta ei ole saanud, siis tunnetage läbi. Vaadake läbi, mis seal taga on, et kas on või ei ole, et kuskile, kohe ei hakka kuskile tormama. Nii. Aga aasta lõpuks on teil juba ilusti, kõik asjad on selged ja kõik asjad on ilusti korras. Nii et tänaseks on teile siis aprillikuu sündinud kaardikesed pandud ja vaatame kellaajaliselt. Äkki ma jõuan teha ära veel maikuu, äkki ma jõuan. No igal juhul niimoodi, et ka minul küll on siis uue aasta soovimise aeg läbi, aga soovime siis teile seda samust juba alanud aastat, et see oleks teie jaoks tegus, õnnelik, et te mõtleksite, julgeksite endale rohkem mõelda, julgeksite olla teie ise. Tulge aga varjust välja, toimetage, tegelega, toetus on teil olemas ja hästi selline enesearengu ja tegude rohke aasta tuleb teil. Nii et kõik ilusat teile!